Tere, mina olen Maila müstilisest maailmast ja tegime eile numbrite Merikesega prognoosi, kus tema võttis numeroloogiliselt ja mina võtsin siis kaartidega, vaatasime märtsikuu prognoosi ja kuna ta seal lõikas maha niimoodi, et Maila teeb iga kuu prognoosi, siis ega mul ei jäägi suurt midagi muud üle, kui hakatagi tegema siis iga kuu prognoosi, mis sest, et neid tegijaid on nii palju, aga igalühel on omamoodi. Nii et hakkame ka siis pihta. Mul on siin väiksed kondikavad tehtud, niimoodi. Nõnda, et kuna ma tegin seda aastaprognoosi ka sellisena, et ei olnud tähtkujudele vastavalt, vaid tegin kuude kaupa, siis ma arvan seda, et ma jätkan nüüd samas vaimus. Et samamoodi hakkan vaatama, mida toob märtsikuu jaanuaris sündinutele, no ja siis niimoodi järjest edasi. Et mul on siin väikesed lipikukesed, et mul oleks hea meeles pidada, mis kuu juures ma täpselt parasjagu olen. Nii, väike reklaam ka. Mina sain ka endale need Sirje Presnali tehtud kaardikesed ja ma ei ole jõudnud nendega üldse veel tutvuda, aga ma kavatsen täna neid kasutada. Temal on sellised kaardid, siis halli varjundid. Nõndamoodi. Nii et hakkame siis vaatama, mida toob siis märtsikuu, kuigi seda märtsi on juba praktiliselt 10 päeva olnud, aga sest pole midagi. Vaatame siis, mida toob märtsikuu siis jaanuarikuus sündinutele. Nii, mis teil on oodata? Esimest korda nende kaartidega. Vaatame, ta on nii armsad joonistused, mulle nii väga meeldisid. Ja nagu kaarte oleks vähe, siis ikka on vaja osta, ma ei tea, mitmes pakk. Niimoodi. Siis on nii, mida toob märtsikuu. Ma panen veel korraks veel siia endale. Märtsikuu. Niimoodi. Nii, märtsikuu jaanuaris sündinutele. Vaatame siis. Esimene kaart hüppas maha. On teadmiste kaart. Hästi palju teadmisi, uusi teadmisi. Võib-olla lähete, arendate ennast, lähete midagi õppima. Võib-olla peate õpetama teisi. Siis näitab, et väga äge. Nii. Väga äge. Niimoodi panemegi, vaatame. Et näitab jah siin hästi palju sellist teadmiste omandamist, võib-olla teadmiste kasutamist, et tohutu selline õppimise kuu ja tuleb pidada kinni mingisugusest teatud distsipliinist teil ja mingisugune muster. Ühesõnaga on nii, et sätite endale siis oma need tegevused kõik ilusasti järjekorda, ju siis on seda distsipliini vaja, et asjad korda, võib-olla loote oma elus korda, need asjad, mis teil siis, no kas võigi riidedki, mis kapis on või jalanõudeni, sordite ära, ühesõnaga loote oma elus täieliku sellise korra ja kuna see kevade algus siin tuleb ja pööripäev ka, et siis selline distsipliini ja korra loomine on täiesti hea teha seda isegi ennem 21. mis on meil siis kevadine pööripäev. Niimoodi, et sellist hästi palju õrnust, imetlust, hästi palju sellist ilusat tuleb ka teie ellu. Ja põhiline on see, et selle kõige juures on oluline saavutada selline tasakaal. Et hoida asju tasakaalus, et liiga, et sellist niisama mõnusasti olemist ei oleks liiga palju ja et oleks oma toimetused, kohustused ka täidetud. Et siis võtate kätte ja hoiate asju tasakaalus. Vaatame siis metafoori kaartidega ka, mis need näitavad jaanuarikuus sündinutele. Nendega ma panin eile
panin eile ka kaarte. Niimoodi. Okidoki. Nii. Siis nende metafoorikaartidega on selline asi, et naistele, et tunnete ennast hästi kuidagi selliselt enesekindlalt, hästi teie ise olete enda jaoks esikohal. Siis need asjad siis, mida te olete unarusse jätnud, näitab, et nende asjadega tuleb ka tegeleda. Ja teil toimub selline teatud kas ma nimetaks seda transformatsiooniks või ikka pigem jah, et teil toimuvad hästi palju muutused seoses iseendaga, seoses koduga ja teie hinges toimub tervenemine, üleüldiselt füüsiliselt võib toimuda tervenemine. Aga jah, et koduga seotud tuleb hästi palju muudatusi. Võib-olla tahate ise teha neid muudatusi, võib-olla olete sunnitud neid tegema. Et kevad on ju alati selline aeg, kus on tahtmist ju, kellel on oma majakene, eks need toimetavad juba õues, vaatavad, seekord teen seda teistmoodi ja võimalik on ka selline asi, et teie võite leida üles midagi, mis on teil kaduma läinud, kas see on siis ese, kas see on siis mõni või miks mitte ka suhe ja ka iseenda leidmine, et võite märgata sellist muutust enda juures, et ma ei ole nende ja nende asjadega nii ammu tegelenud, et vot nüüd ma tunnen, et ma tahaksin just neid asju teha. Et kindlasti puudutab see hästi palju ka loovust, kuigi hetkel praegust loovuse kaarti siin välja ei tulnud. Aga kõik muudatused, olgu nad siis seotud iseendaga või olgu nad seotud muude asjadega, et eks see on ikka sellest väga palju ka loovusest tingitud. Nii, paneme Lenormande ka, vaatame. Nii, teil on võimalik, et teid kutsutakse kuhugi. Võimalik on reisida, kas siis, ükskõik, kas see on siis, tuli nüüd selline kaart siia, las ta olla. Võtame siis siia lahenduse peale, niimoodi. Tead, alati kui tulevad kaardi rea lõppu, tuleb negatiivne kaart, siis alati on vaja tõmmata peale lahendus. Siin tuli selline karmakaart, aga ega see karmakaart ka nüüd nii hull ei ole midagi. Intuitsioon jaanuarikuus sündinutele, kuigi teil tavaliselt on väga raske osadel, vähemalt ma tean, jaanuarikuus sündinutel on väga raske selliseid intuitiivseid asju usaldada ja veel vähem nendega tegeleda, siis üpris palju, kõikidel alati on erandeid, et siis teil just nimelt hakkab selline intuitsioon rohkem mängima. Te hakkate rohkem tunnetama, te hakkate rohkem otsima tähendusi nendele oma tunnetele, tunnetustele ja kuna siin ka eelnevalt tuli välja teadmiste omandamine, siis te hakkate rohkem uurima just nimelt sellise esoteerilise maailma kohta. Aga jah, teil on võimalik, et teid kutsutakse kuskile reisile, ükskõik, kas on siis Eesti ühest otsast teise, Soome reis või kaugemalt reis, siis võimalus, võib-olla isegi on selline asi, et võimalus on, aga mängite kuidagi need asjad ümber, et praegused need ärevust maailmas, siis lihtsalt vaatate, kuhu kohta te reisite, et ega sellepärast ei pea oma reisi ega asju ära jätma. Niimoodi. Siis näitab naisenergias rohkem kuidagi selline naisenergias olemist. Ja rahaliselt näitab suurema rahasumma saamist, juba selles Numbrite Merikesega saatesse vaatasime samamoodi ja siis tuli ka see suurema raha saamise kaart välja mitmes selles kohas ja selge see, et siin on ju järjest nende tulumaksude tagasisaamiste aeg, nii et kes saab juurde suurema summa, kes peab ära maksma, aga ikka põhiliselt näitab ikka teile sellist võimalust siis saada seda raha tagasi, mille nimel te olete pingutanud, tööd teinud ja mille pealt kas siis olete pidanud makse maksma
või siis olete välja andnud endast kogu aeg ja tunnete, et ei ole kuidagi tasakaalus, et siis tuleb nüüd selline rahaline olukord, läheb justkui paremaks teil. Niimoodi mingid teatud asjade lõpuleviimised, sorteerite enda tutvus, no jälle ennem korra kaart on ju siin distsipliin ja muster, et läheb täpselt selle selle Sirje kaartidega siin järjest kokku, et teete enda elus suurpuhastuse. Need suhted, mis teile ei sobi, välja niimoodi, mis on seisma jäänud riided, välja, suur puhastus kodus, kõik asjad, et te sätite ennast justkui selline, teete suur puhastuse, et sätite sellele uuele heale ennast, et siis saab ju teie juurde ka kõiksugused võimalused tulla. Siis näitab ka siin selliseid, võib-olla mingi tore kingitus kallima poolt võib tulla, siis näitab armumisi hästi palju. Nii et vallalistele naistele täitsa siin näitab sellist uue armastuse tulekut, aga väga palju on olukordasid, kus võib tulla tagasi mingisugune, kas mingi vana suhe või siis tõesti mingisugune karmasuhe, mis on veel lõpetamata, et siis see tuleb teie ellu tagasi ja teil tuleb need asjad lahendada ära. Jah, vallalistele naistele võib näidata, et nemad tõesti, et see suhe, mis nende ellu siis tuleb, et sellest võib tulla selline püsisuhe, et abielukaart tuleb välja, et siis näitab, et vaadake siis, vallalised. Suhtes olijatele ütleks niimoodi, et pigem on jah, selline reisimise võimalused ja siis selline rahalise olukorraga paremaks muutumine. Nii et vot siis sellised asjad. Tõmbame ühe siis soovitusliku kaardi siis, mis teile siis universum tahab öelda ja selle ma tõmban siit iseenda tehtud kaardipakist. Nii, jaanuarikuus sündinud, mis on soovituslik, mis sõnum on teile universumilt, vaatame, mis sõnum on teile universumilt. Ahaa, sõnum universumilt, alati ma võtan muidugi alumist kaarti, vaatan ka hetkeolukorda, niimoodi. Et siis on järelikult 2 sõnumit. Nii, alumine kaart näitab armastuse tulekut. Niimoodi, et kui kas teie ellu on saabunud või on saabumas tõeline armastus, et see on siis tulnud selle jaoks, et jääda teie juurde pikaks ajaks ja näitab sõnumit sellist, et jälgige rohkem märke, et universum tahab teile anda iga asja puhul, mis te teete, et kas te siis on mingisugune otsus vaja teha, mis on teie jaoks siis natukene raske, eks ju, siis te saate märke igalt poolt, lihtsalt peab neid rohkem kuidagi märkama, võib-olla väiksed sõnumid, tuleb udusulekene teile, on ju, niimoodi, siis võtate selle udusulekese üles ja panete endale taskusse, et see näitab teile seda, et te olete hoitud, kaitstud, aga kõiksugused sõnumid on ju märguanded, et kui on kodust välja minnes, tuleb 1, 2, 3 takistust näiteks ette, siis mõtlete, mängite oma asjad ümber või siis lähete niimoodi, et palute loojalt kõrgemat kaitset ja siis lähete oma toimetusi toimetama. Aga et need märgid antakse ju teile sellepärast, et ei teeks mingeid valesid samme, et universum alati hoiab meid, me lihtsalt peame neid märke oskama lugeda. Vot niimoodi. Nii jaanuaris kuul sündinud said ära. Nii. Kuna ma ei oska pausile panna, siis ma lihtsalt siin toimetan nii, nagu ma toimetan. Nii, jaanuar maha. Veebruarikuus, mida toob siis see märtsikuu, veebruari
kuus sündinutele. Nii, ühtegi kaarti maha ei hüppa. No siis tuleb ise tõmmata. Nii, mida toob? Oi, sõprussuhteid toob. Sõprade abi. Teil on mingisugune teatud sutsukene selline, kuidagi selline nukram. Mineviku haavad võivad esile, oi kui kahju, niisugused. Nii, alumine on esivanemate tarkus. Okidoki, võib-olla tuleb siis tegeleda teil selliste esivanemate teemadega rohkem. Et siit reast tuleb küll välja sõprus ja abi, kõik need asjad on head. Et kui teil mingisugune raskuskoorem on, ärge neid asju siis ainult enda kanda kõike võtke. Siin on näha, et kipute liiga palju koormat võtma enda peale. Et jah, veebruarikuust sündinuid on mul tutvusringkonnas ja lähedaste hulgas ju parasjagu. Tean küll, kuidas väga võetakse neid koormaid enda kanda, aga et teil on alati sõprade abi olemas, igalt poolt tuleb abi ka universumist, siis teil on vaja leida endale, et te üle väga ei tõmbaks ennast, on vaja leida endale puhkust. Kõige parem puhkus ja ravim on kvaliteetne uneaeg. Nii et vaadake, et liiga üle ei tõmba, võtke endale aega puhkamiseks, väljamagamiseks, siis jah, et mingisugune mineviku haavad võivad esile kerkida, et see toob kaasa sellise nukruse ja masenduse tunde. Nüüd ise ütlesin, et tuleb midagi positiivset peale võtta ja võtame siis selle positiivse siia peale, vaatame. Oh, kui armas, väga hea. Siin tuli leia oma hääl. Niimoodi, et põhiline see, et selle oma nende nukruse ja masendusega ei jää üksi. Võib-olla olukorrad, mis on minevikust lahendamata, retrokraadidega tavaliselt need kerivad uuesti teie ellu või kõigi meie ellu, et saaks lahendada, siis leidke see rõõm enda seest siiski üles, et kasutage oma häält. Rääkige välja, laulge ja isegi kui te ei taha kellegile kurta nii-öelda oma muresid, siis siin on küll, et häälega, eks ju, et räägi, et tuleb välja endast anda. Aga võite ka täiesti, olete üksinda kodus, siis et jumala eest, rääkige üksinda, sellepärast, et see, mis te siis mured, mis te saate välja räägitud, siis need hakkavad ka väljastpoolt lahenema, et see ei rusu teid enda sees ega ei näri need mured teid. Niimoodi. Ja ega siin kuu lõpus on juba kergem ka. Nii, vaatame. Nii, nende kaartidega. Näed, siin tuleb samamoodi, siin tuleb samamoodi kurbus välja, aga mis sest see on nii väike asi siin. Niimoodi. Jälle, ega nagu palju ei erine ka. Niimoodi. Alumine kaart, tervenemine siis igal tasandil, kas füüsiliselt või hingeliselt, et kõik meie füüsilised asjad hakkavad ju hingelistest asjadest pihta, siis on teil, kes olete üksikud, on võimalik leida enda kõrvale hingesugulane. Ja teil, kellel juba on see hingesugulus suhe olemas, siis teid võib vaevata küll mingi selline kurbus ja teemad, võite olla selliste valikute eest nii-öelda teelahkmel ja mõelda, et mis kuidagi see ei ole ikka see ja mingi teatud rahulolematus siin võib olla. Aga teie siis lihtsalt kasutage kujutlusvõimet ja kasutage seda kujutlusvõimet just mitte halbade asjade loomiseks, vaid enda ellu hea toomiseks. Niimoodi. Siis ikka rääkimine, et te saaksite jagada enda muresid, ka rõõme, eks ju, rõõme muresid, ega siis muresid keegi ei taha ju eriti kuulata. Et siis on ju ikka
rõõmude jagamist kuulatakse rohkem, aga kas või endast välja, eks ju. Et mina ütleks seda ka, et isegi kui endast välja saada, küll vestlemise kaudu, aga kui tõesti ei taha üksinda rääkida ja kui ei taha kellelegi oma asju, mured, noh, tulge minu juurde, eks ju. Mina ei räägi kellelegi, ma pakun teile lahendusi, kui te seda soovite ja te saate endast selle välja, aga täiesti kirjutage kirja, pange oma kõik paberi peale kirja, mis teil siis niimoodi hinge peal on ja lihtsalt pange kirja, põletage ära niimoodi, siis hästi palju, mida te välja kiirgate, peegelduse kaart, eks ju, mida te välja kiirgate, seda te tagasi saate, siis mõelge hästi korralikult läbi, et mida te välja annate, kas te annate välja halbasid emotsioone, kurbe emotsioone või annate välja häid emotsioone, aga mina ütleks pigem niimoodi, et käituge või jah, et käituge teistega nii, nagu te sooviksite, et teiega käitutakse. Et see on kõige parem variant, aga muidugi jah, et sõprad, keda saate usaldada, nendele siis ikkagi saate usaldada ka oma murekesed, sest näha on, et on mingisugused mure teemad siin üleval. Siis kadunud asjade leidmine, see on siis ükskõik, kas need on kadunud tunded, kas need on kadunud asjad ja teis tekib selline energia, selline liidri või juhi omadused hakkavad teis rohkem esile kerkima ja paljud ka tänu sellele, et vaata, kui sa oled nurka surutud, eks, ja kui on mingisugused mured, probleemid, ükskõik, kas need on töö juures, kui millegipärast tuli see näide praegust, aga siis on niimoodi, et elu lükkab teid siis sellele teele, et te hakkaksite ise midagi tegema. Sest näitab ära, et need juhi omadused on siin päris hästi just nimelt kuu lõpus rohkem aktiveeruvad. Et vaatame siis, mis hiljem teile see aprillikuu toob. Igal juhul päris põnev. Nii, jah, täpselt, et kadunud asjade leidmine, see on siis niimoodi, et iseendas kadunud omaduste leidmine, aktiveerid neid ja siis mingid, jah, tõesti, et mingid teatud rõõm, ühesõnaga, mul isegi seostub siin sellega, et mingi rõõm ja selline mängulisus, mis on teil kunagi olnud ja te olete selle tõsise elu jooksul pannud kõik niimoodi, et mis siin rõõmustada on ju nii, elu on nii raske, seda, teist ja kolmandat vaja teha, aga tooge see rõõm endas välja, katsuge leida. Et tõesti jah, võtke sõpradega midagi toredat ette. Et alati ei pea selleks ju raha olevat midagi toredat ette võtta. Ja kui on, no siis võtate suuremalt. Aga ei jää üksi, ei jää oma murega üksi. Vot see on kõige suurem märksõna teile. Ei tohi jääda oma murega üksi. Nii, vaatame Lenormandi kaartidest. Nõnda. Nii, veebruarikuus sündinutel. No, nii. Okei, alumine kaart näitab küll õnnesümbolit, näitab, et kõik läheb ilusasti hästi, ei pea muretsema, aga kipute siin ikkagi muretsema. Nii vallalistele näitab uue ostaja tulekut ellu, siis natukene võimalik, et on, just teil on võimalik, et on selline no see ei puuduta siis vallalisi, vaid üleüldse kõiki nii mehi kui naisi, et mingid teatud suhtekriisid, mis on olnud minevikust, võivad korraks kerkida esile. See on ka siis järelikult keegi inimene minevikust, võite ootamatult kohtuda ja siis tõmbab mingisugused vanu haavu. No jah, siin enne oli ikka mineviku haavad. Et ikka näitab, et tõmbab lahti ja siis, aga teie vaja on
ongi vaja, ei tee enam halva asja juures head nägu, vaid ongi niimoodi, et kui on võimalik, räägite selgeks, kui ei ole, teie teete otsuse, et kas suhtlete või ei suhtle, kui keegi võtab ühendust minevikust ja oi jah, et näed nii ja nii, et ma ikka tegin nii halvasti või et no mul on kahju, et niimoodi läks, siis jah, te annate andeks, aga teil ei ole vaja sinna minevikku sellest tagasi minna. Vot soovitan teil kindlasti, et teie ei lähe mineviku radadele tagasi. Sellepärast, et muidu te saate jälle endale sama õppetunni. Nii, see oli meil siis veebruarikuus sündinutele niimoodi. Siis sõbrad, kes ümberringi, juba eelnevalt oli siin näha, et sõbrad, kes teie elus on, et need on sellised usaldusväärsed sõbrad, need mõned, kes teil on sellised usaldusväärsed, nendega te saate ilusti rääkida, oma asju arutada ja et ei ole oma murega üksi. Jälle rõhutan seda niimoodi. Aga jah, et teil on siin mingisuguseid selliseid, tuleb siin parasjagu selliseid kardinaalseid muudatusi. Et see mingi mineviku olukord võib lüüa teil natukene kõikuma, aga ärge minge liimile. Nii, universum, mis siis tahab öelda universum teile soovitada? Nii, universumi sõnum teile. Vaadake vahva, nii, alumine kaart näitab seda, et minge edasi, ärge vaadake enam mineviku peale tagasi. Et enam ei ole need negatiivsed sündmused, mis teil on minevikus olnud, et siin näitab, et ei ole vaja neile oma energiat ega jõudu anda, ei mõtlemisega ega ka sinna mineviku elustamisele ei ole üldse mõtet oma energiat panustada. Ja näitab seda, et olete kõrgemalt poolt, olete hoitud, kaitstud, inglikaitse on ilusasti peal, et kui midagi on, usaldan universumit. Lihtsalt ütlete need 3 korda, usaldan universumit. 1 kord või 2 või 3. Ja universum tuleb appi ja lahendab teie need murekesed. Et vot see on ikka küll teema, et mitmest kaardipakist tuli välja, et ei läheks mingi vana armastuse liimile, just nimelt nagu armastuse liimile. Niimoodi. Armastus minevikust. See ei vii teid kuhugi, see on läbitud etapp, aga see on ikka ka omakorda just nagu selline väikene kontrolltöö, eks ju, kas sa oled selle ära õppinud või sa ei ole selle ära õppinud. Nii, veebruar maha. Märts. Nõnda. Mida toob märtsikuus sündinutele? Nii, mida toob märtsikuus sündib? Mingid pidustused teil. Nõnda. Ei, teil on ka natukene koormat siin. Optimismi. Niimoodi, imetlust abi. Teil on kergem kui veebruarikuus sündinuttel. Alumine kaart näitab seda, et mingites asjades võib teil olla hetkeolukord siis, et võib teil olla mingisugust teatud ebaselgust, selgusetus. Et kui on mingid teemad, mis vajavad rohkem selgust, siis mina ütleks selle peale niimoodi, et pange omal kirja plussid-miinused ja siis vaadake, sortige läbi enda need tunded ja asjad, et kuidas siis edasi minna ükskõik mis teemadega siin. Siin näitab, et mingisugust pidu tähistamist. Nii et teil võib siis see kuu olla selliseid kutseid kuhugi. Siis tuleb ikkagi pidada hoida distsipliini oma tegevustest, et need koormad, raskused ei tuleks teile liiga palju korraga ei kuhjuks. Et leidke siis aega siis sellise mõnusa lõbusa aja veetmise vahelt ja kohustuste vahelt.
et aga kui te ilusasti olete neid jaganud siin mingit teatud aja peale ära, siis no siis on kergem hakkama saada sellega. Aga hästi palju sellist optimismi, et teie puhul ütleks küll niimoodi, et rõõmu, optimismi, tunda rõõmu väikestest asjadest ja miks mitte ka suurtest, et sellist rõõmu ja sellist imetlust tuleb teie ellu juurde. Ja mis on tore, on see, et ükskõik, mis teie elus siis toimub, on ju, et teile alati kuidagi ulatatakse see abikäsi. Et väga lahe. Nii et võtke see vastu. Ja muidugi ei tulnud küll tänulikkuse kaart, aga tänulikkus on alati kõige alus, et tulevad teile abilised, siis olge südamest tänulikud ja teate, et südamest tänulikkus, isegi kui paljud ju ei julge öelda välja seda, et oi jah, et aitäh, et sa mulle ütlesid, vaid aitäh, sa mind aitasid, siis lihtsalt üks soe kallistus või inimesed ju saavad aru ju küll, kui sa oled tõesti nendele tänulik, et võlts tänulikkust ei ole vaja. Ei ole vaja. Nii, vaatame edasi. Nii. Märtsikuus. Niimoodi. Las see olla. Nii, aluline kaart näitab rõõmu. Nii, rõõmu. Siin on siis jälle tuleb selline tervenemise kaart, et emotsionaalselt ja füüsiliselt tervenemine, kuidagi saate oma elu ilusasti tasakaalu viia, sünkroonsuse kaart tuleb siin välja ilusasti, aga et see märtsikuu tuleb teile selline hästi kiire kuu. Et võib-olla sellepärast oligi, ennem tuli välja niimoodi, et te peate võtma endale natukene aega, et koormad kõik üle pea ei kasvaks, on ju. Et te peate kuidagi jagama need toimetused ära endale. Siis teile toob see, ütleme niimoodi, et valalistele naistele võib ta tuua siis uue armastuse ja või siis tuleb hästi palju tegeleda selliste teemadega, mis siis puudutavad kas siis poisslapsi või siis nooremaid mehi. Igal juhul, peredes on ju loogiline ju, siis läheb sinna nende poegade peale seda kiirust ja energiat, et mingi teatud asi on, väiksed blokeeringud tulevad välja, et võib-olla jah, teil tuleb tõesti natukene aidata lahendada mingisuguseid hingehaavakesi, sellepärast et ma saan aru, eks ju, teismelised ei taha eriti rääkida vanematele, kui neil midagi on, et kas või siis ma ei oskagi öelda, sest et kui palju teil on selliseid sõpru, kelle peale keda saab usaldada. Igal juhul on siin just nimelt selline meestel, noortel meestel, poistel selline hingehaavade teema tuleb ülesse ja nendega tegelemine, nende tervendamine. Niimoodi. Ja ütleks ka rohkem tahate olla looduses, rohkem tuleb selline tahtmist sellist esivanemate tarkust kasutada ja hakkate kuidagi jälgima neid looduse märke, taevamärke, kuidas rohkem sellise esoteerilise poole pealt ka huvi tundma. Nii. Vaatame siis edasi. Opa, nii. Vaatame siis niimoodi. Nii, esimene kaart on meil, see võib tähendada uusi algusi, see võib tähendada hästi palju lastega toimetamist, aga põhimõtteliselt ikka selline julgus midagi uut alustada, luua, selleks tulevad teil ka siin võimalused. Siis võivad tulla ka reisivõimalused ja teie ei pea otsima võimalusi.
ise, vaid teie juurde tulevad need võimalused. Ainuke asi, mis on natukene selline, mis võib teha teil elu keerulisemaks, et see peokutse on siin, esimene oli ka pidu või mingi tähistamine, et siit tuleb samamoodi alumise kaardina välja, et mingisugune rõõmus sündmus, mingi tähistamise pidu on, ükskõik mis see võib olla, kas sünnipäev, mingisugune tähtpäev, mingisugune mis iganes firmapidu, mingi kontsert, kus lähete, igal juhul selline sündmus, mis teil siis tekitab rõõmu, hingelaeb ja kõik puha. Aga teil ütleks isegi niimoodi, et selliseid väiksemaid vedamisi on ka õnneloosides, nii et võtke siis, mängige lotot, on ju, seal ei ole küll need summad siin ei näita, et oleks suured, need on sellised väiksemad summad, et aga teil kuidagi veab selles õnnemängudes, võtke loosimistest osa näiteks niimoodi, te ei pea kohe kasiinosse minema kusagile, aga lihtsalt, et isegi need sellised nii-öelda võidud või vedamised võivad olla ka täiesti sellistes väikestes asjades. Näiteks elu toob, olete midagi mõelnud, tahaks seda ja see elu toob teile, keegi pakub näiteks, et kuule, mul on üle, on ju, et kas sul on vaja ja siis ka need asjad on sellised, mis liigituvad sinna vedamiste alla. Niimoodi, partnerlussuhetes on siin hästi. Väiksemaid, pikemaid, suuremaid reisimisi näitab, pigem ikkagi neid väiksemaid reisimisi näitab, siin tulevad palju, siis jah, et need olukorrad, ma vaatan siia peale ka, et ise ta ei pea otsima, kõik olukorrad jõuavad teieni ise, niimoodi, siis kui on perekondlikult mingisugused teemad, mis on varem üleval olnud, mis on teie jaoks natukene sellised rasked teemad või muret tekitavad teemad, siis ma ütleks niimoodi, et peretoetus, kõik asjad on ilusasti ja pereasjad lahenevad paremini. Siin on küll valikute ees seismine ja niimoodi, et te peate siis võib-olla tõesti on, et peate valima mingit pooli või teha valik, et kas tegeleda liiga palju pereasjadega või siis valida iseennast ja tegeleda rohkem enda asjadega. Et see kuidagi, ise ütleks selline tasakaalu loomine, aga et ei ohverdaks ennast liiga palju siis ühele poolele, et te ise ei läheks enda suhtes kaduma, niimoodi. Siis vallalistele naistele näitab partnerlussuhetes valikuid, mis tähendab seda, et ärge siis kohe otsustamisega, lõpliku otsustamisega tormake, sellepärast, et teil võib siin tulla neid austajaid rohkem kui üks ja siis rahulikult vaadake, mis tunded tekivad, kellega on tore koos olla, kellega on raskem, siis teete siis enda jaoks need valikud natukene hiljem, et ei torma kohe suhtesse. Nii. Vaatame siis seda ka, et mis see universumi soovitus teile on, kus ma siis praegust olen. Ma olen siis märtsikuus sündinute juures. Nii, mis soovitab universum teile? Nii, universum ütleb, et võtke enda jaoks väga kiire aeg, siin tuli ennem ka kuskil kiirus välja, et väga kiire, kuidagi hästi kiiresti läheb see kuu teil, aga et võtke selle kiiruse jaoks enda jaoks ka aega. Et tuleb võtta puhkust enda jaoks ka natukene. Niimoodi, mis see alumine näitas. Jälle jälgige märke, et neid universumi sõnumeid, mis teile saadetakse, et ülevalt poolt aidatakse teid läbi märkida, näidatakse teile, kus suunas liikuda, kus suunas mitte. Niimoodi. Nõnda, mis meil siis sai? Märtsikuukene sai ära. Alati ma mõtlen, et võtan natukene mõned kaardid ja siis ma jälle lappan ja terve laud on täis. Ja siis võib jälle venida see saade siin 1,5 tunnini. Loodetavasti mitte. Nii, aprillikuus sündinud. Mida toob märtsikuu teile? Aprillikuus sündinutele. Niimoodi. Mida toob märtsikuu aprillis sündinutele?
no teie liigute küll siin omas rütmis. Teid justkui ei koti keegi oma tahtmiste ja asjadega. Teil on tohutu transformatsioon, tohutu uuenemine, teil võib tulla uusi sõpru teie ellu, et olete usalduses, liigute edasi niimoodi esivanemate tarkust raudselt võite ära kasutada, et kuidagi see esivanemate toetus on. Teil on küll väga ilus kaart kohe algusest peale. Nii, vaatame siis. Jah, et liigute omas rütmis. Ja uuenemine transformatsioon, see võib siis kaasa tuua. Siin on küll sõprade kaart on siin kohe kõrval, alati kõrval olevad kaardid loevad, siis teil võib tekkida jah selliseid uusi sõprussidemeid. Kui on, ükskõik kas siis isiklikult või siis tööalaselt samamoodi, näiteks on, kas on, tuleb mõni uus töötaja või lähete vahetate töökohta, siis on kuidagi ja isegi need sõprussidemed võivad ka olla täiesti niimoodi firmade vahel, et hästi huvitav. Nii, aga just, et usalduses liikumine. Nii, kass tuleb tööle mul. Nii, juba vaatab, kuhu läheb. Mine sinna, kass, siia ei tule. Nii, vaatame. Aprillikuus sündinutele. Nii. Ja, juba hiilita mulle siia tööle. Ma vaatan kohe. Nii, sina oled seal, siia ei tule. On ju, kass, siia sina ei tule. Nii. Ta on sellise kavala näoga, et kohe hüppab. No vaata, pole hullu, siis tõsta näo. Tere, saage tuttavaks. Tema on Nebulus. Nii, läheb paha. Aps. Nii. Nõnda. Nüüd. Teil võib olla selline asi, nüüd tuleb natukene uut informatsiooni juurde siia, et kuidagi tasakaalu, aga jah, läheb sinna, läheb õmblema. Et selline sünkroonsus, tasakaalus olemine, hästi selline tore ja usk mingitesse asjadesse, mis on teil ammu kadunud, et usk mingitesse asjadesse võib tagasi tulla. Et ainuke oht võib see olla, et ärge päris pimesi ka uskuge kõike, mis teile öeldakse või mida te kuulete. Et kontrollige ikka natukene neid informatsioone ja kui tehakse mingi pakkumine, siis vaadake, ärge kergeusklikult kohe sinna nii-öelda käsilööge, et vaadake natukene, uurige natukene tausta niimoodi. Siis teie ellu võib tulla küllalt selline teistsugune meesterahvas. Meestele siis ütleks lihtsalt, et me sellist hästi palju sellist ekstreemsusi, hästi palju sellist kiire tempo ja naisterahvastele siis võib tulla siis, kas siis oma partner on see kuu teil rohkem selline energilisem kui varem. Siis kuu läheb teil hästi kiiresti kõigil. Ja kuna tuleb see samaani õpetaja, siis teate, teie kellu võib tulla selline inimene, kes siis õpetab teile midagi täiesti uut, et esoteerikaga seotud. Või olete ise valmis selleks, et hakkate nüüd oma tarkusi on parasjagu kogutud ja hakkate oma tarkusi jagama välja ja õpetama teisi. Kas või alustate mingite väikeste, tehke kas või sinna Facebooki, siis kirjutage mingid tarkuseterakesi näiteks, mis iganes, et hakata oma sellise õpetaja teega pihta. Nii, hüppasid välja siin kaardikesed. Vaatan kohe, hea küll, ma pean nad võtma. Kuna nad hüppasid välja, siis ma pean nendega tegelema. Nii, valmine kaart on hea. Nii, vaatan, mis siia peale tuleb. Okidoki. Nii. Siis samamoodi teil mingisugust kohtumisi on, mingisuguseid lepingute sõlmimisi, kokkuleppeid. Aga et vaadake siis ennem kõik asjad tunnetage järgi. Nii et mingite asjade korrastamine käib ka teie elus, sellepärast et mingid asjad
praagite enda elust välja ja teete mingid teatud kokkuvõtted ja jätate enda ellu siis need asjad, mis teile meeldivad, mis teid nii-öelda siis teenivad ja see kõik mittevajalik elust välja. Kuigi see võib teie jaoks natukene raske olla, siis siin näitab mingisuguseid takistusi teie teekonnal, aga näitab ka seda, et te peate endale kindlaks jääma ja oma nende soovide ja oma unistuste suunas edasi liikuma, et mingid takistused võib tulla, siis te vähemalt teate. Ja mis need takistused võivad olla, teate, pigem on need sellised rahalised takistused. Võib-olla mingi asja suhtes, mida tahate enda ellu tuua või luua, siis vaatate, et näete, ossa, et ma ei saa, et mul on, seda on vaja ja või tähendab, see maksab nii palju ja siis võtke rahulikult, kõik need asjad jõuavad teieni, mis teieni peavad jõudma, mida te unistate, mida te soovite, mida te tahate. Ja perekonna toetus ilusasti on, perekond on hästi tähtis teile sellel kuul eriti ja kui on mingisugused raskused, siis pigem jah, see perekondlikult kokku hoida ja läbi rääkida neid asju, mis võib ka olla selle kaardiga seoses. Vaatame kohe, mis siia kõrvale tuleb. Vaatame kohe, okei, ei ole. Nii, ma tahtsin vaadata, et kas on teateid niimoodi, aga võib olla ka täiesti niimoodi, et intuitsioon läheb teil väga tugevaks, seda juba ennem ka siin mainisin. Et võib-olla võib tulla küll pere juurde kasvu ja pereliikme lisandumist, aga see ei pruugi olla niimoodi, et nüüd te ise hakkate siin peret juurde sünnitama. Aga ütleme peret juurde sünnitama. Et aga pereliikme lisandumine võib tulla ükskõik kuidamoodi. Et kas võtate kassikese või kas võtate koerakese endale, on ju. Võib-olla tuleb keegi, näiteks õde-vend tuleb mingiks ajaks, et kuule, mul praegust natuke raske on ju, et kas ma saan natuke aega sinu juures olla, on siis teie juures, et võt sellist asja võib tulla või siis on niimoodi, et on vaja siis näiteks õed-vennad, keegi lähevad näiteks reisile ja ütlevad, et kuule, et olitse nüüd sina natuke aega ema või isa eest, et võt selline olukord võib tulla selle pereliikme lisandumise suhtes, aga kuna alumine kaart hetkeolukorda näitab, siis siin armastuse kaart, armastusega peaks olema kõik hästi ja kellel ei ole hästi, siis näitab, et need asjad lähevad rohkem korda. Issand, kui lahe, 2 pakist tuli armastuse kaart alumiseks kaardiks, issand, kui äge. No vot, mis veel rohkem paremat tahta, sest tavaliselt on inimestel on ju armastus ongi kõige tähtsam elus. Kui meil armastust ei ole, siis ei ole ka muudel asjadel ju sellist, ei tunne ju rõõmu muudest asjadest siis. Nii, vaatame, mis on universumi sõnum teile. Nii, universumi sõnum aprillikuus sündinutele. Ahah, nüüd on selline asi, et nüüd ma võtan lahenduse peale 2 kaardi, teise kaardi ka. Alumine kaart näitab tasakaalu tuleb hoida, isegi nii palju olukordi, mis on täiesti must ja valge. Appa, teate, mis mina avastasin? Siin 1 kaardi all oli peidus, okei, peidus, aga ma siiski avastasin. Siin, kui te neid muudatusi teete, ma ütlesin, et te praagite mingisugused asjad enda elust välja ja siia alla kaardi alla oli peitu pugenud teine kaart, mis on siis maski kaart, et kus halva asja juures tehakse head nägu ja kui on kõik on hästi, siis ei taheta seda välja näidata, et võib-olla võib nuriseda ka selle siis, kui on kõik hästi, aga põhiline on see, et maskid maha võtta ja avatud kaartidega siiski suhelda. Vot niimoodi, selline lugu. Nii, universumine sõnum teile, et mingid teatud, pigem on niimoodi, et kui teil on mingisuguseid olukordi, mis teid hirmutavad, ärge selle hirmuga kaasa minge.
hoidke tasakaalu, sest siin näitab niimoodi, et teil tuleb olukordi, kus on tõesti hoiate kätega pead kinni. Issand, kõudne, issand, mis nüüd toimub. See, mis toimub maailmas, teie hoidke oma sisemaailm tasakaalus, sellepärast, et teie ei suuda seda maailma muuta. See, kui teie nüüd kardate ja mõtlete, et jumal, kui jube see on, jumal, vaata, mis maailmas toimub, et selline ühele teisele rääkimine, et see ei vii tegelikult mitte midagi, mitte kuhugi. Et katsuge, see ainult tekitab teis endast sellist paanikat rohkem, see on pigem jah selline paanikakaart, siis näitab seda, et tehke endaga tööd, hoidke ennast tasakaalus. Tehke mingisugune kasvõi mingisugune, võtke sealt YouTube'ist kasvõi mingisugune meditatsioon, pange peale, tasakaalustav. Reikis näiteks on tasakaalustavad harjutused, et hoiate kätte või mis on kõige parem on niimoodi, hoiate oma kätt, ühe käe panete siia südametšakra peale, teise käe panete päiksepõimiku peale, sest siin on kogu meie südame, see on meie hingekeskus, eks ju, siis lihtsalt hoiate paar minutit käsi niimoodi. Tunnete ka ise, kuidas seal kätes sooja hakkab tulema ja hoiate paar minutit käsi niimoodi ja see tasakaalustab teid ära, et see viib teist selle hirmu minema, et hoidke ennast tasakaalus. Ei mingit allumist mingisugusele sellisele õudukatele, nii nagu mul ka üks tuttav ütles, et tal keegi oli öelnud, et oi jaa, bensuhind tõuseb nii palju, et mis sa sellest arvad? Ja vaatasin pendliga järgi, ei nii palju ikka ei tõuse, nagu see jutt oli, aga vaata, kuidas ongi see, et esimene asi, mõtledki niimoodi, mis me ikka autostina mõtleme niimoodi. Joh, ei tii, mul on vaja sinna minna, kuidas ma siis saan, on ju. Ei lase segada ennast üldse, sellepärast, et alati, kui üks uks sulgub, avaneb teine uks. Ei ole sellist olukorda. See, et kui olla niimoodi, et oletame niimoodi, et üks ruum on ju 2 ust, eks ju, üks on kinni, teine on lahti, 2 ust korraga kinni, siis see ei ole paanitsemise jaoks, see aeg on teil mõtlemise jaoks, kuidas ma saan oma asjad ümber sättida, kuidas ma saan nii teha, et mul tulevad võimalused, kuidas ma saan paremini teha. Ja siis teate, teil need uksed avanevad ja kui ei avane, siis teete selle ukse ise lahti, nii piltlikult öelda. Nii et hoidke ennast tasakaalus. Aprillikuus sündinutel oli see. Nii, vaatame siis jälle. Niimoodi. Oleks võinud endale vett tuua ennem, aga ma ei toonud. Nii, maikuus sündinud. Seda ma teengi 2 seda. Ma teen 2 videot, ma teen selle maikuu ära. Ja siis lähen võtan endale juua. Ja siis teen järgmise poole aasta. Vaatame kohe maikuu ära. Maikuu. Nii, mida toob märtsikuu maikuus sündinutele? Nii, mida toob? Või hästi palju arengut, vaimset arengut. Niimoodi, vaatame. Natukene nukrust ka, aga see on väike nukrus. Niimoodi. Nii, kõigepealt näitab hästi tugevalt, ma pigem ütleks ikka niimoodi, et vaimse arengu poole pealt, et ta toimub, saate rohkem aimu, hakkate vaimselt rohkem tunnetama, vaimne areng tuleb suurem, oma kõrgema minaga, universumiga rohkem hakkate suhtlema, hakkate märke jälgima, hakkate ennast arendama, võib-olla kuulama rohkem erinevaid arendavaid loenguid. Siis siin on kuulekuse kaart, lambad ja kuulekus. See on siis, ma ütleks isegi niimoodi, et mina ütleks selle peale niimoodi, et teie ei pea olema nagu lambad jooksma ühes suunas, kus teised lähevad. Et kui teie olete eriline, teistest erinev, siis
pigem arendage seda oma erilisust, oma nissi. Et jah, mingil määral ju see kuulekus, kuulekus on kuulekus, eks ju, et kuidas seda võtta, aga mina ütleks küll niimoodi, et toimetada ajaga oma asja ja sellisest üldmassist, siis katsuge ennast tuua sageduselt kõrgemale, et ei lähe kaasa igasuguste provokatsioonide ja sellise lambakarjaga nii-öelda, nõndamoodi. Ja võtate endale aega, puhkate, kui on mingisugused sellised ebaselgus, siin on selline, maru huvitavalt ilusasti on siin hall ala ebaselgus, on ju, siis mina võtan seda, kui ma ei ole ühtegi ju tähendust lugenud, aga küll ma jõuan, siis mina selle koha pealt ütlen niimoodi, et kui mingites asjades on sellist ebaselgust ja natukene tuleb nukrust peale, et kõike ei mõista või kõike ei saa, siis siin näitab koostöökaart, et mis seal ikka siis räägite, küsite mõne tuttava käest, küsite mõne targema käest, otsite omale lahendusi, et ei ole vaja jääda üksinda nukrutsema. Et väga selline koostöö on teil hästi tugev märksõna sellesse kuusse siin. Nii et tehke aga igal alal koostööd niimoodi. Vaatame, järgmised kaardid juba siin kukkuvad. No näed, looming. Näed, koostöö, kogukond, maru lahe. Praktiliselt on sama asi siin, nõndamoodi. Loovus, arendage oma loovust, kasutage loovust, siis kuidagi teie selline loominguline pool puhkeb rohkem õitsele, et te hakkate rohkem tahtmagi kas luua midagi oma kätega või siis kõik, te võite ju ka, kes ta maalides, aga maalima on ju, siis julgege suurelt unistada. Siin on see, pange oma kujutlusvõime enda kasuks tööle. Et looge mõttes pigem selliseid häid asju, tooge oma erilisus esile. Et hästi palju sellist julgust, vaprust tuleb teil see kuu. Aga jah, et kogukond, et koostöö. Veel kord rõhutan seda, et te ei pea üksinda mässama, teil on nii palju selliseid toredaid abilisi, toredaid sõpru, tore kogukond ümberringi, sõpruskond, et minu arust on teil küll väga selline tore kuu tulemas. Nii, vaatame, mis need kaardid ütlevad. Nii, maikuus sündinud. Kodu. Nii, vaat nii. Mis ma siis teile veel? Ma ei panegi rohkem praegust. Need on niigi head kaardid. Välja arvatud üks väikene kaart. Nii, alumine kaart näitab teile. Vallalistele näitab uue armastuse tekkimist. Ikkagi kevad on ju. Niimoodi, et koduga seotud toimetusi. Niimoodi, aga üks asi on, mis on siin rebase kaart näitab alati kas mingit salakavalust, mingisugust valet või reetmist või midagi seotud sellega, siis kodust ära lähete, kontrollige järgi, kõik uksed lukus on ja kõik on niimoodi hästi, et siin küll näitab kõikide asjade, et kõik laheneb, aga kui tuleb midagi toredat ka veel juurde, et kui tuleb näiteks mingisugune millegipärast mul tuli praegust, kas mingi pakkumine või mingi arve, ma ei tea, seda kaartidest muidugi ei loe välja, aga et kui tuleb mingisugune pakkumine või mingi arve, siis kontrollige hästi järgi, kas ikka on õigesti need asjad, et ei laseks endal nii-öelda nahka üle kõrvade tõmmata. Nii, kuigi näitab ilusasti kõik laheneb, aga lihtsalt te peate olema valvsamad ja just nimelt koduga seotud asjade puhul. Kodust ära lähete, siis kas või niimoodi, et kui küünal põleb, kustutate küünla ära, panete, võtate, mis ikka kõik uksed, aknad, vaatate üle, et oleks lukus.
et lihtsalt seda valvsust tuleb tugevdada niimoodi, siis võib tulla teile siin mingisuguseid, vallalistele näiteks armumist, siis võib tulla mingi väga selline tore üllatus mingi kingituse näol. See on küll, praegust on meil siin märts, kingitused on, naistepäev on ära olnud, onju. Aga jah, et sellist midagi toredat, siis oma elu järge saate parandada, et kuidagi neid unistusi saate täita, mida te olete siis varem loonud. Ja kui teil tekivad mingisugused uued ideed, tahate midagi uut teha, siis nüüd on selleks õige aeg. Võtke kätte, hakake tegema midagi uut. Ja kes te olete, kuigi siin tööalased asjad üldse veel ei tulnud, siis mina ütleks isegi niimoodi, et kui ikka tööalaselt, kui ikka midagi ei meeldi või mitte midagi ei meeldi, vaid tükk aega on olnud töö juures sellist, mida tänapäeval väga palju, töökiusu või teil tõesti üldse ei meeldi oma töö, hakake vaikselt vaatama, nüüd on õige aeg hakata ka vaikselt vaatama mingisugust uut töökohta, et te peate ise tegema muudatuse oma elus, sellepärast et seda jääda oodata, et äkki ülemus või keegi vahetub, et tuleb parem, et seda ei ole vaja ootama jääda. Et ikka ise võtke oma elu enda kätte ja tehke oma muudatusi, aga jah, et hästi palju selliseid toredaid uusi algusi võib teil olla. Ja nagu näha, need kaardid siin, mis selle uue alguse juures on, need väga hästi toetavad. Nii, vaatame siis maikuus sündinutele, mida siis universum teile tahab öelda, mida soovitus universumilt, soovitus teile. Nii, universumis soovitus maikuus sündinutele. Väga vahva on see, et peaaegu kõigil on ühesugune. Ikka soovitan, jälle soovitas, jälgige märke. Huvitav on see, et universum tahab meid lükata rohkem selles suunas, et me hakkaksime jälgima neid sümboleid, neid märke, mis tahavad meile anda märku, kus suunas me peame liikuma, mis ajal mingisuguseid samme on meie jaoks meil kergem teha. Et hästi lahe ja alumine kaart näitab ikka kiirus, et tohutu kiirus, et võtke natukene enda jaoks aeg maha. Et aeg läheb hästi kiiresti. Ja et liikuge omas tempos, et ei pea minema sellise üldise kiirusega kaasa niimoodi, et mis iganes, kõik jooksevad ja siis mõtled niimoodi, issand jumal, pean ka nüüd tegema, et muidu äkki ma ei jõua neid asju ära teha, et siis toote ennast kohale, nii-öelda kohalollu, eks ju, toote ennast hetke kohale ja mõtlete, nii, nüüd võta aeg maha, võta natukene rahulikult ja mitte kuhugi ei jää hiljaks, mitte kuhugi ei ole sul kiiret, kõik toimub õigel ajal, õiges kohas. Niimoodi. Nii, maikuukene. Nõnda. Naksti. Nii, nüüd on väikene paus, väikene tehnikasajand, Teemust tellitud selfie-hoidja ja väikene pult, millega saab panna kinni. Nii, kohe vaatame. Võtab ühenduse, ennem võttis.